Tere, mu väiksemad sõbrad! Taas on meil see päev, kui loeme muinasjuttu. Ja täna olen ma teie jaoks valinud Prantsuse muinasjutte. Prantsuse muinasjuttude seast ühe sellise loo nagu Tuttpea Riquet. Tuttpea Riquet. Vaatame, mis siis selle tuttpeaga selles loos juhtus. Elas kord kuninganna, kes tõi nii inetu ja häbariku lapse ilmale, et kaua kaheldi, kas ta ülepea inimese moodi on. Tema sündimise juures viibiv Haldes aga kinnitas, et temast tuleb kõigele vaatamata väga meeldiv inimene, sest ta annab temale hiilgava mõistuse. Haldes lisas veel, et selle temale kingitud andevaral võib ta teha inimese, keda kõige rohkem armastab, niisama targaks, kui ta ise on. See kõik lohutas pisut vaest kuningannat, kelle meel oli väga kurb, et ta oli säärase vastiku põngerja ilmale toonud. Ja tõepoolest, vaevalt sai laps kõnelema hakata, kui ta lausa puistas meeldivaid ütlemisi ja kõigis tema tegudes oli midagi nii arukat, et kõik inimesed olid temast võlutud. Unustasin ütelda, et sündides oli tal väike juuksetutt peas, mille tõttu teda hakati kutsuma Tuttpea Riquet'ks. Sest Riquet oli ta priinimi. Priinimi siis nagu päris nimi. Tuttpea Riquet. 7-8 aasta pärast sündisid naaberriigi kuningannal kaksikud tütred. See, kes esimesena ilmavalgust nägi, oli imekaunis. Kuningannal oli nii hea meel, et mõnegi arvates võis liiga suur rõõm kuningannale halvasti mõjuda. Sama Haldes, kes oli ka Tuttpea Riquet sündimise juures viibinud, oli nüüdki kohal. Ja et kuninganna rõõmu pisut ohjeldada, kuulutas ta, et printsessil ei ole sugugi mõistust ja et ta jääb samavõrra rumalaks, kui ilus ta on. Kuninganna kurvastas südamest, aga üürikese aja pärast langes talle osaks veel suurem mure. Teine tütar, kes sündis, oli kohutavalt inetu. Ärge ülearu kurvastage kuninganna, ütles Haldes. Temale tasutakse teisel kombel. Ta saab väga targaks ja keegi peaaegu ei märkagi, et ta nii ilma iluta on. Jumala tahtmine sündigu, sõnas kuninganna. Aga kas ei saaks natukenegi mõistust anda vanemale, kes on nii ilus? Mõistuse osas ei saa ma midagi teha, kuninganna, kostis Haldes. Küll aga võin ma iluga aidata. Et ma olen valmis teie meele heaks kõik tegema, annan ma talle võime muuta ilusaks see inimene, kes talle meeldib. Seda mööda, kuidas printsessid sirgusid, kasvasid nende voorused. Igal pool kõneldi vanema ilust ja noorema mõistusest, tõsi küll, ka puudused kasvasid aastatega. Noorem muutus silmnähtavalt inetumaks ja vanem läks päev-päevalt juhmimaks. Kui talt midagi küsiti, ta kas ei vastanud hoopiski või ütles mingi tobeduse. Lisaks oli ta säärane kohmard, et ei saanud 4 portselanaisakest kaminaservale panna ilma, et oleks ühte ära lõhkunud, või klaasi vett juua, ilma et oleks poolt oma riietele ajanud. Kuigi ilu oli noorele inimesele suur eelis, ometigi jättis nooremõde seltskonnas vanema oma varju. Esiotsa koguneti küll kaunimat vaatama ja imetlema, aga õigepea mindi targema juurde, et kuulda tema meeldivat kõnet. Kõiki pani imestama, et vähem kui veerand tunniga polnud vanema juures enam ühtegi hinge ja kõik olid noorema ümber kogunenud. Ja olgugi, et vanem õde oli üsna juhm, sai ta sellest siiski aru. Ta oleks kahetsuseta andnud kogu oma ilu, et pooltki oma õe mõistusest endale saada. Kuninganna, ehkki oli väga arukas, tegi vanemale tütrele ühtepuhku etteheiteid tema rumaluse pärast, nii et vaene printsess pidi peaaegu ahastuse äärel olema.
Ühel päeval, kui printsess oli läinud metsa oma häda kurtma, nägi ta üpris ebameeldivalt, aga uhkelt riietatud mehikest enda poole tulevat. See oli noor prints Tuttpea Riquet, kes oli temasse armunud juba piltide järgi, sest need olid igal pool näha. Prints oli lahkunud isa kuningriigist, et rõõmu tunda printsessi nägemisest ja temaga kõnelemisest. Tuttpea Riquet oli väga õnnelik, et kohtas printsessi üksi ja ta pöördus neiu poole üliviisakalt ja aupaklikult. Pärast tavalisi viisakusavaldusi märkas prints, et printsess on väga nukker ja lausus temale. Ma ei mõista, printsess, kuidas nii kaunis inimene kui teie võib nii kurb olla. Ehk ma küll võin kiidelda, et olen rohkesti kauneid inimesi näinud, ei ole ometigi näinud ma ühtegi, kelle ilu teie omale ligilähedane oleks. Teil on hea rääkida, oli kõik, mida printsess vastas. Ilu, jätkas Tuttpea Riquet, on nii suur eelis, et kaalub üles kõik muu ja kuna teie olete ilus, ei mõista ma, mis võiks teid nii väga kurvastada. Mina tahaksin ennemini, vastas printsess, et ma oleksin niisama inetu kui teie ja tark, selle asemel, et olla ilus ja nii rumal, nagu ma olen. Miski ei näita rohkem mõistust, printsess, kui arvamus, et te seda ei oma. Mõistusega on juba kord nii, mida rohkem seda kellelgi on, seda enam arvab ta endal sellest puudus olevat. Seda ma ei tea, kostis printsess, aga ma tean väga hästi, et olen üsna rumal ja see sööbki mul hinge seest ära. Kui teid ainult see piinab, printsess, võin ma hõlpsasti teie murele lõpu teha. Kuidas te seda teeksite, küsis printsess. Mina, printsess, võin anda kui palju tahes mõistust inimesele, keda ma üle kõige elus armastan, ütles Tuttpea Riquet. Ja et teie, printsess, oletegi see inimene, siis on ainult teie teha, et te saaksite nii palju mõistust kui üldse võimalik, kui vaid oleksite nõus minuga abielluma. Printsess jäi päris keeletuks ja ei vastanudki midagi. Ma näen, sõnas Tuttpea Riquet, et minu ettepanek teeb teile peavalu ja see ei üllata mind. Ma annan teile otsustamiseks aega terve aasta. Printsess ihkas nii väga targaks saada, aga ta oli nõnda rumal, et tema kujutlust mööda aastal ei tulnudki lõppu. Ja ta võttis ettepaneku vastu. Vaevalt sai ta anda lubaduse abielluda Tuttpea Riquet'ga sel samal päeval aasta pärast, kui tundis ennast hoopis teiseks muutuvat kui enne. Uskumatu kergusega võis ta nüüd öelda, mida ta tahtis. Võis öelda peenelt, sundimatult, loomulikult. Kohe algas tema ja Tuttpea Riquet vahel meeldiv lennukas vestlus ja ta sädistas niisuguse hooga, et Tuttpea Riquet arvas juba, et ta on printsessile mõistust andnud rohkem, kui talle endale alles on jäänud. Kui printsess kuningalossi tagasi jõudis, ei teadnud kogu õukond, mida arvata äkilisest ja erakordsest printsessi muutusest. Kui varemalt printsessi suust ainult nipsakaid vastuseid kuuldi, siis nüüd kõneles ta väga arukalt ja vaimukalt. Õukonna rõõm oli nii suur, et seda on lausa raske ette kujutada. Ainult noorem õde oli tusane, sest nüüd, kus ta vanemast õest mõistuse poolest enam üle ei olnud, paistis ta tema kõrval ebameeldiva ahvina. Kuningas laskis ennast kauni printsessi arvamusest juhtida ja käis vahetevahel tema juures koguni nõu pidamas. Kumu printsessi muutusest läks laiali ja naaberriikide noored printsid püüdsid kõigest väestama armastust võita ning käisid peaaegu kõik ta kätt palumas. Aga printsessi meelest polnud ükski küllalt tark. Ta kuulas nad ära, aga ei otsustanud ühegi kasuks. Siis aga tuli nii vägev, rikas, vaimukas ja kaunis prints, et kuningatütar tema vastu tahtmatult lahke oli. Kui kuningas seda märkas, ütles ta tütrele, et jätab talle abikaasa valikul vabad käed ja tal tarvitseb vaid oma soovi öelda.
aga mida targem on inimene, seda raskem on niisuguses küsimuses otsuse tegemine. Nii oli ka printsessiga. Ta tänas isa ja palus aega järele mõtlemiseks. Printsess läks jalutama, et lahedamalt aru pidada, mida ette võtta, ja juhtus samasse metsa, kus ta oli kunagi tuttpearikeed kohanud. Sügavais mõtteis metsas jalutades kuulis ta äkki jalgade all tumedat tüminat, nagu oleks hulk inimesi edasi-tagasi saalinud ja askeldanud. Hoolega kikitas ta kõrvu ja kuulis, kui keegi äkitselt ütles: "Too mulle pada." Ja üks teine lausus: "Pane puid alla." Samal silmapilgul avanes maajada jalge ees. Nägi otsatult suurt kööki, kus kokad, kokapoisid ja igasugune muu teenjarahvas uhkelt pidusööki ette valmistasid. Köögist tuli välja terve salk praevarda pöörajaid, oma 30 inimest kohe. Nad võtsid tohutu pika laua ümber puude varjus kohad sisse ja asusid pekkimisnõelad käes ja rebasesabad kõrva peal meloodilise laulusaatel rütmis tööle. Printsess oli hämmastunud selle üle, mida ta nägi, ja küsis, kelle teenistuses nad on. "Madam," vastas talle kõige tähtsam seltskonnast. "Meie isand on prints Tuttpea-Rikee, kelle pulmi me homseks korraldame." Printsess jahmatus, aga siis tuli talle meelde, et samal päeval aasta eest oli ta lubanud abielluda Tuttpea-Rikeega ja ta oli nagu taevast kukkunud. Printsessil oli kõik meelest läinud, sest lubaduse andmine oli olnud väga rumal. Kui ta aga hiljem printsilt mõistuse sai, unustas ta ju kõik oma rumalused. Printsess jalutas edasi, ei saanud aga veel 30 sammugi teha, kui ta ette ilmus Tuttpea-Rikee. Südi ja uhkelt riides nagu prints kunagi, kes kavatseb ju abielluda. "Näete, printsess," ütles ta, "ma pean täpselt oma sõna ja ma ei kahtle sugugi, et teiegi tulite selleks, et täita oma lubadus abielluda minuga ja teha mind kõige õnnelikumaks inimeseks maailmas." "Tunnistan teile avameelselt," ütles printsess, "et ma ei ole veel oma otsust teinud, aga vaevalt saab see olema teie meele järele." "Te üllatate mind," lausus Tuttpea-Rikee. "Seda ma usun," kostis printsess, "ja kahtlemata oleksin ma suures kimbatsuses, kui mul oleks toore ja rumala mehega tegemist." "Üks printsess ei saa oma sõna murda," ütleks ta ju mulle, "ja te peate minuga abielluma, sest te olete seda juba ju lubanud. Kuna aga minul on tegemist haruldaselt targa seltskonnainimesega, olen ma kindel, et ta saab minu kaalutlustest aru. Te teate ju, et isegi siis, kui ma veel lollike olin, ei suutnud ma teiega abiellumise otsust korra pealt teha. Kuidas peaksin ma siis nüüd, kus olen teilt mõistuse saanud ja inimeste vastu sootuks nõudlikumaks muutunud, tegema otsuse, mida ma juba tol ajal ei teinud? Kui te nii väga tahtsite minuga abielluda, oli teie poolt suur viga, et vabastasite mind rumalusest ja panite mind kõike selgemalt nägema kui enne." "Kui rumal inimene," sõnas Tuttpea-Rikee, "heidab teile sõnamurdmist ette ja leiab seetõttu teie poolt heatahtliku vastuvõtu ning te ütlesite, et miks te siis arvate, printsess, et mina ei võiks seda sama teha, kui kaalul on minu eluõnn. See on ju terve mõistuse vastu, et targad inimesed on halvemas olukorras kui rumalad. Kas tõesti teie, kes te nii tark olete ja nii väga ihkasite targaks saada, peate seda õigeks? Aga tuleme asja juurde, kui lubate. Kas peale inetuse on veel midagi, mis teile minu juures ei meeldi? Võib-olla pole te rahul minu päritolu, vaimulaadi või kommetega?" "Sugugi mitte," vastas printsess. "Kõik, millest te rääkisite, meeldib mulle teie juures väga." "Kui asi nii on," ütles Tuttpea-Rikee,
siis saan ma õnnelikuks, sest teie võite mind kõige meeldivamaks inimeseks teha. Kuidas see võimalik on, küsis Rikkee. See sünnib siis, kui te mind küllalt armastate ja soovite, et see juhtuks. Ja et te mu sõnades ei kahtleks, siis teadke, printsess, et seesama haldas, kes andis mulle sündimise päeval võime teha targaks inimene, kes mulle meeldib, andis teile võime teha kauniks too, keda armastate ja kelle vastu soovite nii heatahtlik olla. Kui asi nii on, sõnas printsess, siis soovin ma kogu südamest, et teist saaks maailma meeldivaim prints ja ma kingin teile nii palju sama ilu, kui on minul endal. Vaevalt sai printsess need sõnad lausuda, kui tuttpea Rikkee näis tema silmis maailma kauneima ja armastusväärseima mehena. Mõned inimesed kinnitavad küll, et siin ei olnud halda võlukunsti kepikesed mängus, vaid et üksnes armastus tegi selle teoks. Nad ütlevad, et printsess olles oma armsama visaduse, taktitunde, kõigi tema vaimu ja hinge omaduste üle järele mõelnud, ei pannud tema keha vormitust ja näoinetust enam tähelegi. Tema küüru asemel nägi ta peene mehe vimmashoiakut ja kui seni oli mees tema meelest kohutavalt longanud, siis nüüd kõndis ta kergelt, mis oli nii võluv. Nad ütlevad veel, et mehe kõõrdsilmad näisid talle seda säravamad, et printsess nägi nende pöörasuses põletava armastuse liiki ja et lõpuks paistis tema punane nina talle kangelaslik ja sõjakas. Olgu, kuidas oli, igatahes lubas printsess otsekohe abielluda tuttpea Rikkeega, kui ainult tema isa, kuningas, selleks loa annab. Kui kuningas teada sai, et tütar sügavasti austab tuttpea Rikkeed, keda ta ka ise avara vaimu poolest austas, võttis ta tema heameelega oma väimeheks. Järgmisel päeval peetigi pulmad, nii nagu tuttpea Rikkee oli ette näinud ja ammugi vastavad ettevalmistused teinud. Vaat selline lugu siis tuttpea Rikkeest, kes oli inetu mees ja printsess, kes oli rumal. Aga vaat, mismoodi võib muinasjuttudes juhtuda, et ilus inimene saab targemaks ja inetu inimene saab ilusamaks. Kokkuvõttes on kõik ju vaataja silmades. Nii et nähke teie ikka natuke rohkem inetuse taha ja rumalus ei pruugigi olla rumalus. Seal on kindlasti terake tõde sees. Nii et ma loodan, et see lugu teile meeldis. Olge tublid, näeme järgmisel nädalal jälle. Tšau!